Kuhu me oleme jõudnud sinuga? Ühte imelisse aega ja hetke. Ehk siis sellesse harva esinevasse Blue Moon seisundisse. Mis see tähendab? See sinine kuu. Kas ta on tegelikult sinine? Ta tegelikult on ikka helevalkes kollakas. Väikest peegeldav. Jumaliku naisprintsiibi esindaja oma täies hiilguses. Ja seekord siis lihtsalt teist korda maikuu jooksul. Ja sealt saab ta siis siniseks. Aga see ei ole lihtsalt niisama. Mida esindab sinine värv? Ja mida see kuu tahab meile öelda? Seda me hakkamegi vaatama. Kõigepealt aga võta endale vett, teed ja tule kaasa. Me alustame hingamisega. 3 kella ja lööme selle kanali puhtaks. Hingame sügavalt endasse. Seda kõige värskemat, kõige puhtamat allikat. Informatsioon. Sellesse kanalisse, kes sa siin oled, taeva ja maa ühendajana. Esimene. Saadad endast välja kõik, mis sind enam ei teeni, et sa saaksid võtta juurde uuemat, värskemat informatsiooni sellele kostüümile. Ja 3. väga teadlik hingamine, oma hinge sisse hingamine sellesse keha kostüümi. Meie õlg ei saanud hingata. Tunne, kuidas hing maandub sinu kehasse, kui ta seal veel ei ole olnud. Sinu arvates. Ja võta kokku kõik see, mis vajab välja saamist, välja näitamist, sest seda just on Luna siia tulnud tegema. Näitama sulle kõike seda, mida sul on vaja näha enda seest. See sinine kuu. Ta ütleb, et me teeme pausi, kohe lähme edasi, aga meil on Vantsu siin laua peal. Vantsu tuli ennast isegi näitama sulle. Ja Vantsu kannab meile siia järgmise sageduse energia. Kui sa tahad oma tajusid kontrollida, oma telepaatilisi võimeid arendada, võid alla kirjutada. Mis sa arvad? Mis sageduse ta praegu siia eetrisse tõi? Peale selle on meiega Memm siin koos ingliauraga. Memme kuldkell. Memme kuldkell, mida ma ju ei kanna, sest tema tähendus ei ole minu jaoks kui kell, kuigi ta töötab. Vaid see on see lüli, mis on minu ja Memme vahel. Ja ta saadab morset kogu aeg sealt, morset, siiruse pealt. Sa oled ise ka näinud, kuidas siirustäht blingib. Veenus on eriti ere. See jumalik naisprintsiip, see, keda Luna praegu
oma kõrghetkes, oma hiilgehetkes, teist korda ühe kalendrikuu jooksul. Imelik on siia sisse tuua järsku seda kalendrikuud, eks ju. Aga nii ta on. Sellest on talle ju antud nimi. Sest muidu kuukalendri järgi oleks ju täiskuu aeg. Ei ole võimalik ühes kuukalendris, et täiskuu on 2 korda, sest kuu kasvab, kuni jõuab järgmisse loomisesse. See on kuu, 4 nädalat. Kalendri järgi. Ja kõik toimub põhjusega. See ei ole niisama. On see sinine kuu. Sinine. Mida ütleb sulle sinine? Sinine ütleb sulle seda, et tegemist on tõega, kurgutsakraga, 3. silmaga. Need visioonid, see projektsioon sinu sees. Nii sinu eelnevatest, tulevastest kui käesolevast elust, mida sina õpid nägema, kujustama, visualiseerima. Kes on need põhitegijad praeguses hetkes seal koos luunaga? Need transformeerijad, need tulevikuloojad. Pluto, Neptun, Uranus. Ehk siis meil on esindatud nii jumalik meesprintsiip kui jumalik naisprintsiip. Tasakaal, eks ju. Seda aitab praegu paljastada sinu seest see luuna. Kus on veel see ebakõla? Kuhu on vaja juhtida oma tähelepanu, et luua tasakaalu? Mis on seotud sinu tõe rääkimisvõimega? Sinu suurema pildi nägemisvõimega? Visualiseerimisvõimega? Telepaatia võimega? Need kõik on praegu võimenduses. Just nimelt läbi selle sinise kuu. Blue moon. Talle on antud nii palju. Mul on arvuti täna siin enda ees, nii et ma vahepeal teda võib-olla katsun ja võib-olla piilun siia, sellepärast et igasugused liigutused tahavad katkestada mu muusikavoolu. Ja ma ei tea, miks see täna nii tihe on, sest ma pean teda pidevalt panema uuesti mängima, kuigi ta on mul repiidi peal. Siis ma igaks juhuks kontrollin, äkki on repiit maha läinud. Oot, kohe vaatame. Ei ole. Repiit on täiesti nii, nagu ta on alati mul luubi peal olnud, nii ta siin on. Nii et tegemist on millegi muuga, mida me ei pea aru saama ega selgitama, vaid lähenema olukorrale vastavalt sellele, kus me hetkel oleme. Ehk siis, kui ta katkeb, me saame teda uuesti mängima panna. Nii, täiesti viimase hetke külaline siia portaali oli see imeliselt sellel aastal õisi täis olev ja lõhnav sirel. Läheb üsna siia samasse värviskaalasse, eks ju. Sa vaata meie värve. Ja see tõuseb lihtsalt sinna kroončakra poole. Ja mida sisaldab meie lõhnaküünal? Ja
tead sa, armas, ma võin sulle öelda seda, kui sajaga ma naudin seda kuuportaalidesse tulemist. Sest see rituaalne päev, päevaosa, sellele eelnev päev, kuidas kunagi, eks ju. Nagu sa juba tead, ta juhatab meid üsna kas kuu loomise hetke või siis täiskuu hiilge hetke ja kukub meid kuivatama. Jutumärkides tegelikult suunab meid tegema oma tööd, eks ju, hoolitsema selle kehamasina eest, et ta oleks võimalikult hea ja puhas ja voolava vastuvõtmisvõimega kanal. Nii et kas see inimkeha tahtis öelda, et teda kuivatatakse? Jaa, sest see on meie tunne, millega meie keha suunab meid ülesande parema täitmise poole. Teadvustunud olend teab täpselt, millal, mida, miks ta teeb. Ja kui sa ei jälgi ennast igal hetkel ja ei vali oma sõnu, siis lihtsalt oled sa veel oma hetkes, kus sa läbid oma õppetunde ja nii meist igaüks. Kas sa oled teadvustunud või mitte? Kas seda saab keegi teine hinnata peale sinu? Tead ja teab, nägija näeb, tundja tunneb. Aga hindad ennast, kui sul on seda vaja, siis sina oma arengut, kuhu sa oled jõudnud oma ajaliinil, hindad ainult sina. Miks see nii on? Miks seda mitte keegi teine ei saa teha? Sest mitte keegi teine ei ole läbinud sinu teekonda, sinu kogemusi. Mitte keegi teine ei näe sinu selja taha. Sest see on nähtamatu. Kana munes muna. On nii õnnelik, et sai vaevast lahti ja kuulutab seda tervele maailmale. Nii on. Kes seda koera saba liputab? Koer ise näitab oma rõõmu. Sama teeb kana. Kaagutab ja kaagutab. Oi, ma sain hakkama. Nii on. Nii ka meie. Nii sina kui mina. Mitte keegi meie eest seda ei tee. Ja kui teeb, tekib küsimus, millest ja miks. Mis on tema huvi selle juures? Või sharing is caring. 2 erinevat mündi külge, 2 erinevat maailma. Kui see olend on heasoovlik, teadvustunud hingolend ja ta jagab, mis see teeb? Toetab järgmiseid. Aga kui keegi tahab sinu arvelt kasu saada, on see, sa juba tead, seotud 3D maatriksi mängumustritega. Mida sa mõtlesid esimesel hetkel, kui ma ütlesin, keegi tahab sinu üle kasu saada? Kas su silme eest jooksid läbi kõik materiaalsed hüved ja raha numbrid? Ma arvan, et enamustel. Kuid ära kasutada saab energiat väga erinevatel tasanditel, ilma materiaalsete väärtuste tahapanemiseta.
need on need kõrgemad sagedused. Alumised tegelevad selle eelmisega, selle ühe mündi küljega ja ülemised sagedused tegelevad selle mündi teise küljega. Vaata, tunneta, mis toimub sinu ümber praegu. Mida sulle tahetakse näidata? Kas sa oled seal, kus sa tahad olla? Või sa tunned, et midagi peab totaalselt muutuma? Kas sa jääd ootama muutjat või muudad ise? Kas sinus on olemas see julgus? Astuda oma esimesed sammud, avada oma tõde, väljendada seda neutraalsel, tänulikul, väärtustatud viisil nii enda kui ümbritseva suhtes. Vaata, mis toimub sinu ümber. Millised on suhted sinu kodus, sinu tööl, sinu sõpruskonnas, sinu külas, sinu linnas, sinu maal. Seda, mis toimub globaalselt, me juba teame. Suur puhastus. Vaata. Tunneta, mis toimub sinu ümber. Just nimelt lainetena, nagu me juba mainisime. Ja vaata seda silmad kinni. Ära luba välisel müral ennast segada ja mine endasse. Luna näitab sulle. Luna näitab sulle täpselt ja selgelt, kus sa ei julge veel tunnistada endale oma tõde. Sest kui sa seda ei tee, sinu kehakostüüm kannatab. Kusagil tekib takistus energiavoolus. Kõik see, mida sa hoiad endasse, teeb sulle endale haiget. Mida kergemalt ja kiiremini jõuad sa avaldumiseni. Ehk sa julged avada oma tõde neutraalsuses läbi hoolivuse ja tänulikkuse. Seda kergemini vabaneb sinu keha kõigest vanast ja teeb seda veel tükk aega. Aga sina saad aidata, mitte teda koormata, vaid kergendada. Oi, meie biopesa kuumab, siin on see ingliaura meil sees. Ja on tema siis see üks kanali hoidjatest praegu. Ja memm tahab tulla ühendusse. Ta ütleb, et me kirjutasime paar sõna siia ja tean seda, aga ta teab ka. Vot sellised toredad vahelduvad portaalid on meil viimased. Kuidas sulle tundub? Et Raama võtab väga tihti üle ja annab just nimelt seda, mida sul on hetkes vaja. Ja see, mida Katrin natukene ette valmistas, et sulle võib-olla täpsemalt öelda, aga kes on Katrin, et täpsemalt öelda kui Raama, eks ju? See on veel see kontrollivajadus vahete vahel, mis tuleb ka meie portaalidesse sisse, kui me oleme eelnevalt endale midagi kirja pannud, et meil oleks hea see sinuni juhatada.
Aga samal ajal Raama võtab üle ja räägib ise seda, mida vaja on rääkida. No nii, aga teeme vaheldumisi, mis meil siis viga on seda teha, eks ju. Meie kanal, meie reeglid, meie vabadus valida. See Blue Moon, kellest me siin räägime, kellega koos me seda energiat siis jagame sinuni. Ta kutsub meid vaatama veel kaugemale nendest igapäevastest piiridest. Ikka need lainetena liikumised, eks ju. Ja kui sa oled siin sees, siis näed, ta võtab uuesti üle seesama lause. Nii. Ja sa liigud lainetena oma ringe mööda, siseringist väljapoole ja nii edasi. Sa oled suunatud meenutama võib-olla. Aga pane tähele, kas sa oled vastuvõtmises ja lubamises või oled sa kellegi konksu otsas ja hoiad kuskilt mineviku meenutustest kinni. Ehk sind hoitakse seal kinni, et sa ei oleks vastuvõtja. Sest see tegelik meenutamine, mäletama hakkamine toimub just nimelt meil siin selles hetkes olles, kui me oleme sisenenud endasse. Ja tuleb appi Neptun ja tuleb appi Pluto. Ja muidugi Uranus, kes aitab meil kõiki neid oma võimeid ja vägesid seest avalduma. See eelmine lõik. Oled sa valmis avaldumiseks? Selleks pead sa olema puhas ja hea vastuvõtja, et midagi sinust saaks avalduma hakata. Mäletama, meenutama. Võib-olla see meenutama sõna ei olegi nii hea korrata. Ta viib meid sinna mineviku konksu otsa. Aga me ju oleme mäletama tulnud seda, mis on olnud siiamaani suletud. Mille poole see hing tegelikult liigub? Seda me ei saavuta läbi meenutuste. Nüüd läheb sõnade mäng tähtsaks, eks ju? Vaid läbi mäletamise. Hing teab, milleks ta siia on tulnud. Ja see tuleb läbi mäletamise. See kuu, kes näitab seda tõde meie igaühe enda sees ja ka meie ümber. Kes peegeldab kõige heledamalt, kõige säravamalt seda vabadust, seda hingevabadust, mille nimel narr alustab Taros oma teekonda selle hingelise vabaduse poole, selle usalduse peal, sest ta astub ju kaljunuki pealt alla. Ta ei tea, kas teda kannab järgmine samm või mitte, aga ta usaldab. Seda kõike näitab meile praegu see Blue Moon, see sinine kuu. Ambur omakorda siin kõrval. Kes on ambur? Käivitaja. See noolele hoo sisseandja. See on tuli. See on see tuli, mida me siin hoiame. Kindlasti hoia täna enda ümber tuld. Vaata tuld. Tee tulepuhastusrituaale. Me esimese juba sinuga tegime, eks ju, see tossuküünal on tule puhastusrituaal. Ja kõige selle juures
kui sa vaatad endasse, küsi endalt, millesse sa usud? Millesse sa usud? Kas sa usud aega? Millist teekonda tegelikult su hing igatseb? Kas sa oled astunud juba sellele teekonnale? Oled sa üle lävepaku saanud? Küsi endalt need küsimused. Ja siis küsi see valgustamist vajav küsimus. Mis on need energiad minu sees ja minu ümber, mis vajavad vabastamist? Mis on meie jaoks oma ülesande täitnud, oma aja ära elanud, mida ei ole vaja edasi kanda, vaid vabastada. See sinine kuu võimendab kõiki lõpetamisi. Ta võimendab küpsemist. Ta ei ole noor kuu, eks ju, ta ei ole kuu loomine, ta on täiskuu, ta on täisküpsenud, küpsetamise aeg. Küpsemise aeg. Küpsetamise aeg. Me iseennast küpsetamegi, just nimelt. Ehk ta ei ole millegi alustamise aeg, vaid pigem see mõistmise hetk, kus sa saad näha väga selgelt, kuhu sa oled jõudnud ja millise tarkuse sa oled valmis kaasa võtma, et edasi liikuda. See hambur soosib meil julgust järgida oma sisemist kompassi. Kui julgus, südametšakra, julgus on olemas, antakse tahe ja jõud taha. See on see hambur. Kui sinu sees on julgus, astu ja sind aidatakse edasi liikuda. Samamoodi ta soosib kõiki neid avaramaid vaatenurki. Ehk see, mis võib-olla mingil hetkel on tundunud sinu jaoks või lausa tabu, siis täna ei pruugi see enam nii olla. Sest sinu vaatenurkade ja maailmapildi avardumine on soositud seisus. Samamoodi antakse sulle inspiratsiooni ja elurõõmu. Võib-olla rohkem kui üleeile, üleeile. See on see hambur, kes aitab selles peegelpildis need parandused teha. Sellepärast, et sa tunned suuremat usaldust elu ja oma teekonna suhtes, kogu selle suurema plaani suhtes. Küll on hea juua. Oi, kui hea. Nii, meie viimane märge sulle edasi öelda. Palun, armas, ära vähenda oma soove, unistusi ja visioone. Üks trikikoht on nendega. Kui sa midagi oled soovima hakanud, tunne, kas sa oled väärt. Siin on kahemõtteline sõnum praegu. Jällegi need mündi kaks külge.
kas sa oled väärt ühe mündi külje järgi, kas sa väärtustad ennast nii palju, et see soov on sinu oma. See, mida sa soovid. Kas sa saad olla täna see, kes sa oled selle soovi sees? Kui see tundub sulle võimatu ja sa tunned, et sa ei ole veel väärt seda soovi, siis see nii on. Tähendab, on midagi veel selle soovi täitumise ja tänase päeva vahel. Ja kui sa vaatad seda mündi teist külge ja seda väärtsõna, väärtustamise sõna, kas sa oled seda soovi väärt, seda unistust või lausa seda visiooni? Siis need mustrid, millest tuleb vabaneda, on need, mis hakkavad hindama, õigustama, vabandama, leidma erinevaid põhjuseid. Ükskõik, mis tahab tulla ülesse, ükskõik millise sinu soovi või unistusega, jälgi seda, kumba mündi külge sa hetkel kajastad oma energia väljas. Kas sa oled oma tunnetega veel vanamaailma mustritest, millest teadvustades, et sa neid just praegu koged, saad sa vabaneda. Sest sa saad aru, et ahaa, teie olete siin, no aitäh. Ma olen seda mängu juba mänginud. Ma tundsin teid ära, ma näen teid läbi. Ja sinu sees saab võtta suurema osakaalu neutraalsus. Teadlik olend on ju neutraalsuses, eks ju? Ja oskab teadlikult võimendada rõõmu, armastust, hea soovlikkust. Ehk järgmine kord oma soovile otsa vaadates, oma unistusele otsa vaadates, sa juba tead seda. Kas need tüübid on saanud tulla lähemale? Sest sa tunned, et sa oled juba seal. Mis iganes soov, visioon, unistus see sul on. Need on need kaks poolust, mis aitavad meil igalühel iseenda sees määrata, tunnistada endale oma tõde, kus ma oma arengus olen ja kuhu ma liigun. Usaldada, et see hingolend aitab sind, kui sina oled aus. Ausus on see põhivõti, eks ju, see tõde. Tõde on see, mis kannab. Kõik taandub tõele. Tõde on armastus. Armastus on tõde. Armastus mitte see illusiooni sõna, mis on nii ära kulunud, vaid armastus suurte tähtedega. Ehk siis kasvata ja kasva oma teadlikkuses. Nii suureks, et kõik need sinu soovid, unistused, visioonid läbi sinu tunde saaksid sind kanda. Nii, et jõuavad kokku. Sagedus tõstab ja kannab sind. Ja nii nad jõuavad kokku. Kõik need, mis olid siin, mida me puhusime ära, need on need konksud. Need meenutamised. Ja nii edasi ja nii edasi. Kohe, kui sa tunned ära, et on vabandused, hoiatused, mida me ennem kõik ette lugesime, eks ju. Eitamised, need on kõik seotud madala sagedusega. Miks me seda kordame nii palju?
sellepärast, et kordamine on tarkuse ema ja kui me ei korda, ei jõua see sinu alateadvusesse ja sulle ei jää meelde see. Mida paremini ta sulle meelde jääb, tuleb ta sulle meelde siis, kui sa oled oma situatsioonis, oma tulerituaalis ja endasse läinud ja oled hakanud ennast hindama. Ainult sina saad seda teha. Vot siis tulevad sulle need meeldetuletused, mida Raama praegu kordas ja kordas ja kordas. Vot niimoodi, ma arvan, et see oli meie viimane sõnum ja ma panen selle kohe eest kinni ära, et me ei tegele millegi muuga rohkem kui ainult vajadusel muusikaga. Aga jah, pean kordama, rõõm on meiega, kui me oleme siin sinuga. Ja see Blue Moon andis meile ideaalse võimaluse kanda korra portaalis ka meie sinist kleiti. No mis saab olla veel parem, eks ju? Meile meeldib väga kodus sellega käia, sest et ta on ju, ta on kena tume safiir sinine, selline ilus, ei saa valgust paremaks. Õues on ju pilves vihmane ilm, on ju. Siis jah, tavaliselt ma ei olegi kandnud. Tavaliselt ma kunagi ei ole kandnud portaalis vist sinist. Ma pakun. Ei ole kindel, ei tea, ei kannu üldse. Aga vett peab juurde kallama. Ja meie termos, kus juures ei olegi täna täis. No loodame, et me saame sellega hakkama, eks ju. Põhimõtteliselt sai ta tühjaks. Aga me võtame ette nüüd selle kollektiivenergia lugemise. Me oleme üsna heas ajas täna. Mulle meeldib see. Kui hea värske ja kuum. Mul on sulle üks salajane sõnum. See on nii salajane sõnum, et see on internetist maha võetud. Aga kui midagi on korra üleval olnud, tead küll, kus tegijaid, seal nägijaid. Ja nägijad, kes on suutnud selle infoga salvestada, sellepärast, et see on üks veevalaja ajastu energiakoodidest, mis aitab sul puhastada sinu vett. Usu või ära usu, minul on täiesti ükskõik, aga ma kirjutan selle koodi sulle siia. Pane see oma veeanuma alla või kirjuta veeanuma peale. Tee enda jaoks võrdluseksperiment, kui tahad. Pane ühte puhtasse klaasi ilma koodita vesi ja teise puhtasse klaasi koos koodiga vesi. Ja proovi neid järgmine päev. Ja siis, kui tahad, vähenda seda aega ja vaata, milliste tulemusteni sa jõuad. Ja anna meile ka teada. 12 tundi, 6 tundi, tund aega. Millal, kui kiiresti on see vee omadus muudetud? Ma rohkem ei ütle sulle midagi. Sa ise proovid ja annad meile tagasisidet. Meil on oma kogemus olemas. Ja muidu me sulle seda salaja ja sosinal ei jagaks, kui see ei oleks hea ja imeline kogemus.
lähme lugemisse. Nii. Kuhu meie lükkame? Meie peritoot on meiega enamasti. Nii, ingliaurakene. Meie võtame nüüd endale siia ette kaardid ja ma juba kuulen, keegi hüüab mind. Kuhu me selle paneme? Näiteks siia, väga ilus, eks ju. Või siia, siin on teine. Luikede ees on teine küünal. Niimoodi. Kas niimoodi on hea teile, palun väga? Kuldajastu kaardid tulevad ja niimoodi. Niimoodi. Ja. Yes, nii on väga hea. Kuldajastu kaardid tulevad ja ütles meile, et siit tulevad meile kolm kaarti. Huvitav, me alustame nüüd siis jälle keskelt, jah. Sest et meil on siit kõik ära kadunud. Ma pole enam igapäevaselt nende suurte kaartidega üldse tegutsenud ja käed. Alguses ma mäletan, ma ikka segasin niimoodi, et ma pingutasin oma lühikesed näpud nii palju pikaks. Aga seda me ei ole tõesti väga ammu teinud, no proovime. Sest nad on tegelikult väga head segada. Nad on väga heast materjalist, õigest papist, õige paksusega, hea trükiga, 1, 2 ja 3 näed. Siin on meie päike, kuu ja tulem, niimoodi, päike, kuu ja tulem. Alustame jälle tagant. No see kleit niimoodi siis nüüd ei junnita. See läheb paigast ära kogu aeg. Nii armas oleks teada, kes teist vaatajatest on siin portaali huvist ja kes on rohkem kaartide huvist. Sa võid mulle panna alla südamed. Kui portaali huvi, siis sinine süda. Ja kui kaartide huvi, siis mis süda siis tuleb? Punane süda. Jop. Vaatame, kumbasid südameid tuleb rohkem, siniseid või punaseid. Miks see küsimus tuleb? Sellepärast, et me pole väga ammu teinud lihtsalt lugemisi. Raama Tarot ja Oracle kanalile sinna playlisti ei ole me väga ammu teinud eraldi lugemisi. Tõesti ei ole. Kuna kõiki muid projekte on tulnud nii palju, siis jah, sinna ei ole. Aga ma usun, et suvi toob sinna mõned lugemised jälle juurde, sellepärast, et ma arvan, ma võtan nüüd natukene seda digipuhkust endale, sest ma olen väga palju praegu just nimelt teinud arvuti ja telefoni erinevate programmidega tööd, et on aeg olla rohkem õues. Tal on järgmine soov. Mulle meeldib see soov.
mulle meeldib mängida. Ta tahab, et ma teen nii. Ma ei oska nii teha, aga nii. Näe, nii ta tahab, et ma teen. Tead küll, kuidas kasiinos tehakse ühe käetõmbega, eks ju. Ja kuidas kaardimoorid teevad ühe käetõmbega. See ei ole meie ala. Me ei ole pidanud seda mitte kunagi harjutama. Ehk siis me saime hakkama sellega. Ja siit tuleb esimene kaart. Tuleb meile selgitama. Kes tuleb meile selgitama? Mõlemat ei saa. No saab ikka, alati olete saanud, okei. Ütlesin mõlemat ei saa. Saab ikka. Võtame teise ringi peale. Ja saime laiali siia need asjad. Ja küsimus oli, mida Luunal on täiendada. Siia lugemise algusesse. Siin ja praegu. Siin ja praegu 6 kaarti. Aitäh. Aitäh, sa tead, mis nendega teha. Sa tead, mis nendega teha. No, võtame siis nad ette. Jop. Esimene. Okei. Nii. 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 Ja nii. Imeline. Nii, nemad on meil ainult vajadusel lisaks tulemas. Ma neid ei lao siia laiali. Sellepärast, et meil on pilt juba üsna ilus ja selge. Mis seis on? Mis toimub meie armsas ärkavas kollektiivis? Selles energiapildis. Nii nagu kogu portaal on öelnud, eks ju, see endana tões välja tulemine. Seda kinnitab meile siin see uhke hoiakuga saugade poiss. See julge enese eest vastutust võttev tegutseja. See meenutab mulle praegu väga D'Artagnani. Paar päeva tagasi ma olin suunatud viimast 3 musketäri filmi vaatama, ma ei olnudki seda näinud veel. Ja see oli väga tore, ma panin selle filmi soovituste listi.
muidugi jah, see oli nüüd see Hollywoodi 3 musketäri ja D'Artagnani lugu, aga väga ilus kunstiliselt ehitatud film ja näitlejate töö mulle väga meeldis. Nii et see meenutas mulle kohe seda kena noort D'Artagnani, kes on valmis kõigeks, mis ta teele ette tuleb. Püsida oma tões, oma väärtuses. See viib selle võiduni, see viib selle kuninganna tänuni. Ja mida Luna veel meile tahab siia korrata? Näita maailmale päris ennast. Näita maailmale päris ennast, see viib sind nende soovide, unistuste, visioonide täitumiseni. See on see, mis kannab sind. See tõde kannab sind. Ehk siis see energia, kus me oleme, võtab kokku kogu portaali saate. Kasuta seda hetke, milles sa viibid siin ja praegu. Väga tahaks õhku saada, sest õhk täna seisab. Ma tunnen, et mul vesi jookseb. Joome siis juurde. Aigu ja. Mis toimub illusiooni maailmas? Ilusate visioonide ja pettekujutelmade loomine. Ega see illusiooni maailm ju alla ei anna, eks ju, ta ju võimendab kõike seda. Me ju teame seda juba. Ja emotsioonid, tunded ja lubadused. Siin on meil karikate kuningas. Sa näed, ta esitab pakkumist. Loob illusioonis ilusaid visioone. Sauade 2. Seda lootusrikast tulevikku. Ehk siis magajatele antakse järjest rohkem. Et hoida neid selles rattas. Et nad ei näeks väljapoole. Et nad ei avaks oma silmi. Seal samas on need konksud, mis hoiavad nendes meenutustes, mitte sisemusse minemises ja mäletama hakkamises. See kõik toimub illusioonis. Need mündi 2 külge. Teadvusta. Kas sa lased endale puhuda veel neid ilusaid valesid? Või oled sa valmis ootamatusteks muutusteks? Mis on seotud küllusliku tulevikuga? Küllus on meie ümber ka siin ja praegu, kui me vaid tahame seda näha. Ma näitan sulle kaarte ja võin rääkida ise siia juurde mida iganes. Nii, meil on sauade äss. See kosmiline sauade äss. Sõna otseses mõttes, ta tuleb otse ülevalt kosmosest, tulekera käest ja maandub. Me ei tea, mida me ei tea. Me teame seda, et sina, kes sa jälgid, võib-olla oled kursis, kes sa ei jälgi, siis see, mis toimub viimasel ajal Ameerikas, seletamatud sündmused, situatsioonid, tulepallide kukkumisest oleme me rääkinud terve kevade. See meteoriitide kukkumine maale on sagenenud
kas selle varjus tehakse ka muid valgust varjavaid tegusid ja ei tunnistata neid? Me ei tea seda. Igal juhul Stefan Burnsi kanalil on viimaseid saateid olnud juba selle nädala jooksul paar korda, kus tuhanded inimesed kuulevad väga tugevat kõrgsageduslikku heli, mis ei ole ei maavärinatega seotud ega rakettide kosmosesse saatmisega. Millega need on seotud? Ei tea. Värske eilne on registreeritud võimaliku meteoriidi kukkumise, põlengu, plahvatuse, mis iganes võimalikkusega. Kas see nii on? Või leiti viis, kuidas inimesi jälle eemale tõmmata tegelikkusest? Mis toimub? Mis reaalsuses toimub? Toimub väga palju. Just nimelt seda kosmilist, seda suurt, mida me ei näe, aga läbi meie tajude tõusmise hakkame me järjest rohkem tajuma, tundma ja siis ka nägema, kui me oleme valmis nägema. Ja kõigepealt meie nägemine ei ole see lineaarne nägemine, nii nagu sa oled harjunud praegu, vaid on see, mida sa tavaliselt eitad. See, kui sa arvad, et sa näed silmanurgast mingisugust liikumist või mingisugust helendamist või midagi. Kas see oli päris? Kas ma tegelikult ka nägin seda? Sest siis, kui sa vaatad ju selle asja suunas, mida sa just arvad, sa tundsid, et midagi toimus sinu vaatevälja piiri peal. Aga kui sa vaatevälja pöörad sinnapoole, siis sa enam ei näe, sellepärast et sa vaatad selle sama lühinägelikkusega, sageduslikus mõistes siis. Sest see sagedus, mida sa silmanurgast oma nägemisvälja piiri peal nägid, oli sagedusest väljas. Ta oli seal piiri peal, kus ta ennast sulle näitas. Ja vot neid erinevaid nähtusi hakkab meile nähtavaks muutuma. Mida need suured kosmilised muutused endaga kaasa toovad? Läbi meie teadvuse arengu ja tõusu täiesti uued lahendused õnneliku kodu loomiseks, selle uue ühiskonna ja nende mudelite loomiseks. Kui illusioonis pakutakse nendele olenditele erinevaid lubadusi ja luuakse ka need võimalused, et neid lubadusi kätte saavutada, siis reaalses maailmas, selles ärganud olendi, uue maailma looja reaalsuses, asjad võivad võtta väga imelikke suundi, kutsuda esile sinu sees väga palju segadust, väga palju arusaamatust. Mida ma siis nüüd tegema pean? Kuidas ma edasi liikuma pean? Mis see tähendab, kui mulle antakse kosmose poolt kogu informatsioon, et uut luua? Kui tugev on see usaldus sinu sees, et sa tegelikult tead? Kui sa lubad endal mäletada. Kui suur on see usaldus sinu sees, et sul tegelikult ei ole mitte kunagi mitte millestki puudu, kui sa usaldad.
Sest need hirmud on seotud kõlluse, väärtustamise ja endiselt maise materiaalsusega. Need hirmud on endiselt seotud, vahepeal nagu seis natukene muutus. Läks sinna enese mitte väärtustamise juurde, aga me oleme tagasi siin materiaalses maailmas. Ja need hirmud on selle ees, et Empress maandus siia tagurpidi. See tugev puudusteadvus, eks ju. Et aga mis siis, kui meil ei ole seda, teist, kolmandat, sest Empressil on kõik. Empress on nii tugev looja, et ta on valmis kohe sünnitama midagi imelist. Aga need hirmud olid seotud sellega, et seda ei ole. Müntide poiss, selle kaardi peal väga kõnekas kehakeel, see ära hellitatud, üle külvatud, kõike veel rohkem omav teismeline, kellel on igav, sest ta ei oska näha materiaalsusest kaugemale. Ta ei oska tunnustada ja väärtustada seda südamesagedust, seda, kui tähtsad on tegelikult need inimhingolendite ühendused. Sest et tal on ikka veel midagi puudu. Ja ta arvab, et tal on päris hea ja turvaline lösutada siin tooli peal, jääda iseendaks. Mida selle hirmude kohta ütleb Luna? On aeg vabaneda negatiivsusest. Sõna otseses mõttes kõige selle peale, need hirmud on sinu jaoks negatiivsus. Need on need konksud sinu kuklas, mis sind kinni hoiavad. Mis ei lase sul vabalt edasi liikuda, mis ei luba sul usaldada oma südamesagedust, vaid leida just nimelt põhjuseid, vabandusi ja nii edasi ja nii edasi. Vabane. Näe neid ja vabasta. Sa küsid, kuidas sa seda teed. 2-4 on siin meil. 2-4 on tugev vundament ja usaldus oma lõputu hingolendi ehk kõrgema mina suhtes. See müntide 4 ja sauade 4, mis kokku annavad siis selle tulise hingolendi materiaalses kostüümis siin maa peal, kes on suunatud negatiivsusest vabanema. Kuidas? Vastus on see, et suhtle oma kõrgema minaga ja usalda seda ajatut hingolendit, kes on tulnud siia oma ülesannet täitma. Ja kes on see väike kostüümi haldur-valdur oma egoprogrammiga, kes julgeb kinni hoida hinge arengut, hoides kinni vana maailma mustritest. Kui õnn ja rõõm siin on tuli ja maa.
õnn ja rõõm on sinu kätes ja sinu enda juhtida. Ja tööta läbi oma hirmud. Kuu on väga kindlate ja otseste sõnumitega. Kõik, mis on sinu sees, mida ei ole vaja, mis sulle ei meeldi, mida sa näed, et halloo, kas tõesti, ma näen seda varju enda sees. Mul ei ole seda vaja enam. Luba endal neist vabaneda. Ja kui sa ütled, ma olen juba ammu kõigest vabanenud, siis see on üks vabandustest. Tähendab, ei ole. Edasi, keda sa saad usaldada sellel teekonnal nüüd, nende ülesannete täitmisel, keda sa saad usaldada? Seda tervenemist. Oma kandmist. Nii nagu öeldakse ikka, et igaüks peab oma risti ise kandma, eks ju, ja kui antakse sulle see, siis antakse sulle ka see vägi, see jõud, antakse sulle kõik selleks, et oma kandamit kanda. Näed sa, kui see teekond sinu tervenemine, kui sa vabaned nendest hirmudest, mida sa endaga kaasas kannad, nad on rasked, nad hoiavad sind kinni, sa ei näe nende hirmude tagant. Ei oma soove, ei visioone ega unistusi. Luuna kordab, vabane negatiivsusest, vabane hirmudest. See on see, mida sa usaldada saad. Läbi selle toimub sinu tervenemine, sinu kergusesse liikumine. Kui sa kukkusid, no me teame juba, kes sa siin olid. Nii. Ja edasi öeldakse meile, et sinu rõõm, sinu usaldus oma kehastuse tunnete kohta osas. Ehk see on see baromeeter, mida sina pead jälgima, mis aitab sinu tervenemisele siis kaasa, see on edasi tervenemise osa. On see, millist energiat sa haldad ja valdad. Millist informatsiooni sa endale ligi lubad. Kas see tõstab sinu sagedusi või see tõmbab sind uuesti alla? Ikka jälle kordame need mündi 2 poolt. Kas me jääme kinni alumisse 3 sagedusse või me lubame kehal terveneda, lubame sisse tulla rohkem kõrgema sageduslikul energial ja tõsta oma emotsioone, läbi selle oma keha tundeid, läbi selle kogu keha sagedust. Millest meil tuleb loobuda, et see tervenemine kiireneks? Kõigest, mis me siiamaani oleme kaasa vedanud. Meil kordab teist korda, näed sa see kandam, eks ju. Ja järgmine 4 on meil siin. 10. Siin olid kastid mehel süles, mille tagant ta ei näinud midagi, eks ju, mida ta veab kaasas. Siin naisel on kandam käes ja kandam selgas. Vabane nendest raskustest. See mõõkade 4 ütleb meile siin, kuna see on seotud vaimude väljakutsumisega, see kaart, eks ju, ennustamisega, siis Rama ütleb selle peale, et vabane nendest meenutustest. Ta kordab jälle seda sõna, mis portaali esimeses osas tuli, eks ju.
Ja kõik need paar tuhat aastat me oleme seda raskust kandnud. Meil ei ole vaja seda meenutada. Meil on vaja sellest vabaneda. Sauade või mõõkade 4 on puhkamise aeg. See puhkus tuleb endas just nimelt luua vaikuses. Lubamises. Selles tulemeditatsioonis istudes. Mitte meenutama minnes, mitte valesid küsimusi esitades. Siin selle mängulaua peal on kindlasti need küsimused esitatud kellelegi, mingisugustele vaimulenditele. Sul tuleb terveneda läbi enese sisemaailma ja nende küsimustega. Näiteks, mis Raamaportaali saates andis 3 ilusat küsimust. Ja kõik su eesmärgistatud raske töö iseendaga, see vaikuses lubamine, alistumine saab universumi poolt tasutud. See on see usaldus. Mille peale Luna ütleb, et energia ainult tõstab oma tuure, ehk kõik kiireneb. Ja seda me teame. Homme algab uus kuu, juuni. Mai, üleeile algas, täna lõppes. Väga palju jõudis toimuda selle jooksul, väga kiiresti. Aina kiiremaks läheb. Hinga. Näe seda, mis sul on, mitte seda, mis sul oli. Väärtusta kõike seda, mis sul on. Sest su ees on terve maailm lahti. Kõik on. Jäta need madalasageduslikud tunded, need valehäbid, süüd ja leinad ja täida see osa nendest tühjadest karikates selle rõõmuga kõige selle üle, mis on siin ja praegu. Sest sa saad. Mis toob meile selle rahu siia sisse siis, kui me kõige sellega oleme arvestanud, millega me oleme juba kokku puutunud, sest meil on veel siin laual infokandjaid, mida me ei tea, mis on täitsa pimedad. Aga Luna sõnum üks ja ühene kordab. Vaata, see haavatud sõdalane. Ja Luna ütleb, ära hoia, ära lase hoida oma minevikul ennast kinni. Ta vaatab just nimelt see unistav, unelev, minevikus kinni, see mündi külg, mis hoiab sind edasi liikumast. Vabane sellest. Tule siia ja praegu. Ära lase manipuleerida ennast nende piltidega, mida illusioon sulle lubab. Sellepärast, et sa ei näe seda, mida sa lood. See on alles programmis. See on teel sinuni, sa ei näe seda, aga sa saad seda usaldada.
et ükski asi, mis peab sinuni jõudma, ei saa sinust mööda minna. Ja siin on selle kinnitus. See on saatuse ratas. Sina ei pea kontrollima tulemust. Sina pead nautima siin hetkes olemist. Su tee saab ümber suunatud sinu teadmata, sulle ette ütlemata. Kui paindlik sa oled. Päike kordab meile seda sauade poissi, mis oli siin alguses. See sinu enesekindel edasiliikumine määrab, eks ju. Sellepärast, et sulle antakse valikuid. 47 number kaart Ingli tarost ja see on 11, see on meistritase. Valikuid antakse rohkem, kui sa oskad neid küsida. Ja kõik taandub tegelikkuses siis ikka jälle sellele tõele. Päike aitab sul tuua selle tõe endas välja. Kõigepealt tuleb meil tõde endale tunnistada. Ja siis, kui me oleme saavutanud selle enesekindluse, eneseväärtuse osas, oskame me ka oma tõde väljendada. Luuna üllatus, müntide kuninganna. See on siis nüüd Luuna, Maaema ja Veenus. Seda imelist Eedeni aeda loomas siin. Koos sauade poisist sai sauade rüütel. Headuse Jumal ise. God, the good in himself. Headus temas endas. Kaart number 24, mis on kuus, mis on see tingimusteta armastus siis. Täna nägemist ei ole kohal, puudub täiega puudub. Vahet ei ole, kuhu ma tõmban selle. No, kaitse. Toob välja neid saladusi, mis on seotud siis erineva inimkonna hävitamisega ja nii edasi ja nii edasi. Mida see ingel tahab öelda, mida Luuna on öelnud kõik see aeg, eks ju? Seni, kuni sa endale valetad, sa hävitad ennast. Kui sina hävitad ennast, aitad sa hävitada inimkonda. Ehk siis see headus iseendas. See tingimusteta armastus. Ja jumalik naisprintsiip sinu sees. See looja. See külluse kandja. See maa peal see paradiisi looja just nimelt.
too see maapealne paradiis siia ja praegu hetkesse ja hoolitse enda eest igas hetkes nii kuninglikult, nii õrnalt ja nii väärtustavalt, kui sa seda endale lubada saad või oskad. Sest sul on igas hetkes kõik selleks, mida see hetk vajab. Mida sa selle hetkega lood, otsustad sina. Vali targalt. Vali targalt. Tulemus on imeline koostöö. Imeline koostöö meil selle uue maailma loomisel, see kuu, keda esindab peaingel Gabriel. Muidugi oma sinise keeviga, eks ju. Kes on siis meie tugevuse hoidja ja valvaja. Kes on jumalik sekkuja. Kes vahendab jumalikke sõnumeid. Ja kelle käes on võime lahustada, vabastada. Mida ütleb koos luunaga see Gabriel? Kaardi peal ütleb, vaata ülesse, vaata sinna luuna poole, vaata sinna ülesse, see on koostöö, milles me kõik oleme osalised. Ja kui sina, armas, oled jõudnud nii kaugele selle lugemise lõpuni ja sa saad aru, et see on meie kõigi töö igas ühes endas ja samal ajal on see meie ühistöö. See on meie igaühe vastutus teineteise ees, sest sellest sõltub meie homne. Kui hästi me suudame ennast tühjendada, tervendada ja nii edasi. Kutsu appi koos luunaga ka Gabriel. Võta ligi sinine värv, võta ligi kulda ja hõbedat. Sageduste kandjad, eks ju, puhastajad, hoidjad, tugevdajad. Luba saladustel välja tulla enda seest ja enda ümber. Ja nad seejärel lahustada. Jaa, mega tore, aitäh. Küll on tore, et mul ei olnud teid vaja täna. Nii ilusad, selged sõnumid meile. Ja tahab meile öelda Atlantis siia lõppu sõnumi. Ehk siis me ise Atlantisest tänasesse päeva siia meile. Noh, kaardid on all, ei saa siin midagi shuffledada. Ei saa. Tead, kui ma ütlen veel paar korda ei saa, siis ei saagi. Aga ma tean, et saab. Saab küll. Saab. Kõike saab. Kõike saab ja kõik on võimalik. Ja nii on. Ja mis on see Atlantise sõnum meile siin ja praegu? Memm ütleb, et see on seotud Siriusega. Ups! Siia hüppas meile mitu kaarti, ma ei tea mitu, aga mitu, liiga mitu.
no vaatame neile otsa, kui nad tulid. Nii. Mida meile tahetakse öelda? Mida me tahame endale öelda? See on seotud mäletamisega, see on seotud praeguse kuu seisuga. Seal taga on meil Pluto, Neptun, Uranus, Luna. Presence on meil siin peal, ehk siis see kohalolu, millest me just rääkisime. Nii. No, väga loogiline. Kõik on väga loogiline. Palun toeta ennast. See on sinu jaoks kõige tähtsam sõnum siia lõppu praegu. Tulem ütles ka seda, vaata ülesse. Algus oli see, et reaalsuses sa oled kanal taeva ja maa vahel. Hoia ühendust taevaga, hoia ühendust maaga. Kuna maaema on ka väga kiiretes muutustes, eks ju, siis kõik, mis on sinu ümber, kiirgab seda. Ja toetab sind läbi selle. Maanda ennast, ole rohkem looduses, suhtle rohkem loodusega, märka rohkem liikumist enda ümber. Nii putukate, liblikate, lillede, lindude, kõige näol. Märka rohkem neid värve enda ümber, sest see intensiivsus sinu jaoks tõuseb järjest. Sa hakkad nägema intensiivsemalt neid värve kui siiani. Ja luba kõigel sellel läbi enda väljenduda, ehk see loovuse väljendamine on üks osa sinu tajude ja väe tõstmisest. Jällegi teadlik tegevus, kui sa ei ole seda siiamaani teinud, võta endale pliiatsid, värvid kätte ja hakka pihta. Luba väljenduda. Valgustumine. Valgustumine tähendab mida? Ta on meil täpselt siin, et ta selgitab meile järgmiste kaartidega, mida see tähendab. See tähendab oma jumalikkuse tunnistamist. Et sa oled üks osa loojast, sa oled looja käepikendus siin ja praegu. Ja sa oled siin selleks, et hetke nautida. Ja see saab toimuda läbi olemise. Mitte läbi tegemiste, vaid läbi olemiste. Lubamise. Lubamises olemise. Alistumine. Oma kõikide energiakeskuste töökorras hoidmine. Selleks on vaja olemisse minna, et tajuda ja tunnetada kõiki oma 7-12 energiakeskust, eks ju, sest nad järjest avanevad, ka need, mis on siiamaani kinni olnud. Nemad aitavad neid võimeid ja tajusid võimendada. Nemad aitavad mäludel taastuda. Nemad kõik aitavad sinul valgustumiseni jõuda. Ja nagu sa näed, on siin need iidsed teadmised, on rahu ja on olemine. Aga see eeldab ühendust maaga, ühendust kosmosega, olemist, oma jumalikkuse tunnistamist. Sulle visuaalid ka siia ette, et sulle jääks need lõppu siia meelde. Ja sinu loovuse
väljendamist. No nii, on ilus lõpulause meile siia. Aitäh sulle, armas, kes sa meiega lõpuni oled jõudnud. Ja järgmise korrani aitäh, kes sa meid toetad ja meie tegevustel aitad tulla välja, sest loomulikult see töömaht on olnud mega suur. Nagu ma ütlesin viimasel ajal ja kui aus olla, ei ole ma oma suure töö ajalooga nii palju tööd varemalt kunagi teinud. Füüsiliselt ja vaimselt kokku on see tohutu maht, mida Raama on suunanud meid looma. Aitäh sulle, kes sa seda mõistad ja hakkad aru saama, et energiavahetus on väga määrava ja olulise osana selles mängus, andmise ja saamise mängus. Sest selleks, et midagi hästi luua, on vaja ennast hästi tunda. Ja kindlasti aitab meid hästi tunda puhas ja hea toit, puhtad ja head elutingimused ja kõik, mis sinna juurde kuulub. Võta omale ette küünal või tee lõket, aga ära unusta suhelda Luunaga läbi enda. Ja kohtume järgmine kord.